Jalgpall ühendab üle maailma erinevaid riike ja rahvusi, aga ühendab näiteks ka poliitikuid ja neist võõrdunud valijaid, ühendab töömehi ja kunstnikke. Muide, viimaste hulka kuulub ka Tallinna Kalevi jalgpallur Kevin Rääbis, kes püüab olla edukas omanimelise kellabrändiga. Kuidas tal läheb, seda käis uurimas Ott Järvela. Tallinna Kalevi ründaja Kevin Rääbis on Premium-liiga üks julgemaid mängumehi. Nimelt on eestlastele omane tagasihoidlikkus tema jaoks võõras, aga enda väljendamine läbi oma kuvandi ja eelistuste rõhutamise täiesti tavapärane. Varasemalt modellitööga kokku puutunud ja seriaalis Saladused ühes episoodis üles astunud Rääbis on viimased 3 aastat jalgpalluri karjääri kõrvalt arendanud isiklikku käekellabrändi. Mulle meeldib hallist massist erineda. Et ma ei ole selline võib-olla halliireke, et võib-olla see ongi, et minu see selline riietus, mida ma kannan, minu see stiil, minu see suhtlemisoskus, see on kõik lisaväärtus, mis loov annab tegelikult brändile juurde, et ma arvan, et see on väga-väga suur väärtus, mida tegelikult endaga edasi kanda ja tegelikult inimestega suhtlemine on üks peamistest asjadest, et inimesed sellest brändist oleksid teadlikud. Oma brändi võtmeteks nimetab Rääbis lihtsust ja elegantsi. Selline lihtsuses peitub võlu, nagu öeldakse, ja ma tegelikult olen ka jälginud seda algusest peale, et kõik need tooted, mida ma toon, kõik need asjad, mida ma nagu ka teen, et ma pigem jälgin seda lihtsust, et ma arvan, et see on selline aegamatu klassika, et see on ja jääb, et jah, see on minu arvamus. Idee isikliku brändi loomiseks tekkis Rääbise peas pärast 2016. aasta hooaja alguses saadud rasket põlvevigastust. 8 mänguga Tammeka kasuks 3 väravat löönud ehk hooaega palju lubavalt alustanud ründaja sai aprilli lõpus nii tõsise trauma, et naasis väljakule alles järgmise aasta juulikuus. Kui väravaid polnud vigastuse tõttu vahepeal võimalik tarnida, siis käekellad jõudsid Rääbise ja tema abiliste töö tulemusel turule. Päris kindlasti tegelikult on inimesed kõrval tegelikult, kes usuvad minusse, kes teavad, et kui ma midagi teen, siis ma teen seda hinge ja südamega. Ja ma arvan, et ma olen ka võitnud nende poolehoiu, et nad teavad, et nad võivad mind usaldada, et kõik, mida ma teen, selle ma ka ellu viin. Et võib-olla see on üks märk, minu need isikuomadused on võib-olla mänginud väga suurt rolli just nende asjade saavutamisel ja sellest on ka tekkinud see meeskond kõrval, et ma arvan, et see on see võti tõesti. Kui me räägime käekellast üldiselt, siis see on ikkagi nišitoode ja paratamatult on Eesti turg ka väike, et ma ütlengi, nii palju kui on inimesi, on erinevaid maitsed, erinevaid arvamusi ja kõigile võib-olla ei pruugi just see meeldida. Ka 2017. aasta järel otsustas Rääbis Tartu Tammekast lahkuda. Testimine Nõmme Kaljus lepingut ei toonud, vaid Rääbis liitus Tallinna Kaleviga, kellega lõpetati mullune Premium-liiga 8. kohaga. Olevitsööt läheb Rääbisele uuesti. Rääbis läheb ise lööma ja lööb Toomi küljalt läbi Kevin Rääbis 2-1. Lööb siis 6. mängu järjest juba Kevin Rääbis värava. Alanud hooaja eel tegi Kalev läbi jõulise noorenduskuuri ning tänavuses võistkonnas on Rääbis üks kogenumaid liikmeid. Ja Rääbis ja on 2-0! Kalev lööb teise ära ja Rääbis saab oma esimese kätte. Minul on, ma arvan, et hetkel siin selles mõttes liidri roll, et ma peaksin olema kindlasti eeskuju, et just nende noorte puhul, et nemad ikkagi jälgivad just neid natuke vanemaid mängijaid ja võtavad nendest õppust ja üleüldse kõik, mida ma teen siis trennis, enne trenni, peale trenni, et ma arvan, et just see liidri roll, mida ma kindlasti pean kandma ja olema eeskujuks, et täpselt see eeskuju kandub ka siis ka noortele edasi, et seda ma püüan nagu järgida ja olla neile suurepäraseks eeskujuks. Ja. Kas mul on õigus, kui ma ütlen, et sa naudid seda liidri rolli, et see sobib sulle? Jaa, tegelikult on sul täiesti õigus, et ma olen võib-olla selles mõttes juba väiksest peale, kas nüüd väiksest peale, aga ammustest aegadest on mulle tegelikult meeldinud just olla selline aktiivne pool ja just selline eeskujulik pool.
senise karjääri jooksul on Rääbis mänginud ainult Premium-liiga tabeli tagumise poole klubides ning kahekohaline väravate arv ühel hooajal on seni jäänud talle püüdmatuks. Sellele vaatamata on ründaja seadnud endale alanud hooajaks kõrged eesmärgid. Ma olen kogu hinge, mõistuse ja südamega asja kallal ja panustan maksimaalselt, siis see aasta ma tunnen, et on minu läbilöögi aasta. Et vähemalt ma annan endast kõik, teen kõik selle nimel, et see aasta teha suur samm edasi ja jõuda välismaale. Rääbis rõhutab, et kuigi ta arendab oma brändi, ei tähenda see, nagu ta poleks täie hingega jalgpalli juures. Lihtsalt kui mõni teine Premium-liiga vutimees mängib vabal ajal FIFA videomängu, siis tema tegeleb Kevin Rääbise brändi arendamisega. Lisaks on tähtis, et käekellad pole tema jaoks ainult äri, vaid pigem ikka eneseväljendus. Ma arvan, et kui sa teed midagi raha pärast, siis see asi ei tööta. Et kui sa teed midagi selleks, et anda inimestele edasi, luua mingit väärtust ja selle kõrval nagu ise ka saada eneseteostust. Ma usun, et see on palju suurem võti eduni ja edust edasi tuleb tulemus. Et ma usun, et see on võib-olla see minu kontseptsioon, mida ma jälgin ja mida mööda ma käin, et see on minu teekond. Ning Eesti jalgpalliringkondades aeg-ajalt visatavad naljad Rääbise kellade üle on Rääbise enda jaoks nagu hane selga vesi. Tema teab, mida ta lisaks jalgpallile saavutada tahab, usub oma eesmärgidesse ja rügab nende nimel tööd teha. Vaata, kui sa lased nagu ennast sellistest asjadest häirida, siis see pigem võib-olla näitab nagu sinu sellist ebakindlust, aga sul seda ei ole, sa oled väga kindel oma tees. Absoluutselt ja selline hurjutamine pigem näitab nagu kõige kergem, lihtsam ja selline, ma ei tea, kõige lihtsam tee ongi sellise enese välja vabandamiseni, et tee järgi ja siis räägime edasi.